Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib. Tere tulemast kohtulugude järgmisse saatesse. Mina olen Kai Härmand Harju maakohtust ja minuga koos on hea kolleeg Indrek Parrest Tartu ringkonnakohtust. Ja meil on külas Raul Vahtra, kes töötab Swedbankis ja tegeleb seal finantskuritegude ennetamisega. Ja nagu külaliste profiilist võib aru saada, siis me räägime täna kelmustest, aga räägime tsiviilõiguse või eraõiguse vaatepunktist. Kõigepealt võib-olla räägime lahti natukene seda, millal üldse üks laenuleping saab sõlmitud olema, ehk siis mida saab õiguse mõttes öelda, millal on üks leping sõlmitud. Seejärel räägime sellest, kuidas inimene saab ise ennast kaitsta selliste pettuste eest, mida saavad pangad teha ja lõpuks vaatame, võib-olla jääb aega ka mõne hea soovituse jaoks. Aga alustame, Indrek, sinust. Võib-olla sa räägidki siis lihtsate sõnadega lahti seda, et mida üks lepingu sõlmimine endast tähendab, sest et kui me siin vaatame meediapilti, siis väga palju on räägitud ja antud soovitusi, mis käivad üksteisele vastu. Kord räägitakse siis seda, et selline leping, kui inimene pettuse teel mingi laenulepingu sõlmib, on ikkagi siduv ja on antud soovitusi ikkagi hakata mingisugust raha maksma. Teisalt öeldakse, et seda lepingut ei ole sõlmitud. Ja kui me vaatame neid petuskeeme, siis need on ju mõnevõrra erinevad, eks ole, et on sellised, kus inimese käest pettetakse välja tema, kas siis digiallkirja PIN-koodid või siis meelitatakse teda kuidagi oma Smart-ID kaudu siis lepingut sõlmima ja on olukorrad, kus siis kas petetakse inimesi lihtsalt selle tulemusega, mingid investeerimiskelmused näiteks, eks ole, et kus inimesele maalitakse ilus pilt sellest, kuidas ta saab kohe ratsarikkaks ja seal sõlmib ta selle lepingu ja ikkagi vist nagu oma näppudega, ütleme siis niimoodi, et vajutab seda PIN-koodi. Et võib-olla sa räägid lahti natukene, mida see lepingu sõlmimine üldse endast kujutab? Lepingu sõlmimine eeldab seaduse järgi siis lepingu poolte vastastikuseid tahteavaldusi, mis on siis suunatud nagu samale eesmärgile, et kui see pooled sõlmivad selle lepingu kuskil samas ruumis, sama laua taga olles, siis on ilmselt nagu lihtne, kui nad selle lepingu läbi loevad ja sellest ka aru saavad ja mõlemad sellele allkirja annavad, siis ilmselt väga suurt mingit küsimust ei teki, et see leping on siis sellisena sõlmitud poolte vahel, jätame need võimalikud tühised tüüptingimused ja muu siin praegu kõrvale. Aga kui ütleme siin probleem nüüd, tänase saate kontekstis on ilmselt see, et kui inimesed ei ole ühes ruumis ja ütleme see üks pool ei tea, et kes see teine pool ikkagi on või kas ta siis see pool, kes siis väidab, et see pool ka on, et inimene tahab näiteks laenu saada, ütleme, suhtleb pangaga elektrooniliselt, digitaalselt või üldse mingi teise laenuandjaga, et sellisel juhul kui tegelikult seal see laenutaotleja ei ole mitte see, kes ta väidab olevat, vaid on mingisugune kelm, kes on lihtsalt saanud mingid PIN-koodid kätte pettuse teel. Et siis võib tekkida nüüd küsimus, et kas siis seda lepingut saab lugeda sõlmituks ja kas see peaks siis jääma siis kehtima selle pettusohvri ja laenuandja vahel näiteks
või võiks öelda, et tegelikult see ütleme, petetu, kelle siis nagu seda identiteeti on ära kasutatud, et tema tegelikult ei olegi seda tahet selle lepingu sõlmimiseks avaldanud, et ja siin ongi tegelikult, et eks need tõendid võivad kohtuasjades, tsiviilasjades olla nagu erinevad ja see tulemus võibki seetõttu olla erinev, et kuivõrd suudab see inimene siis nagu, kes siis on väidetavalt petetud, nagu ära tõendada selle pettuse, sest ja senine nagu kohtupraktika on ikka olnud selline, et eeldatakse, et see inimene, ütleme, kes siis, kui inimene identifitseerib ennast mingi digilahenduse kaudu, ID-kaart, Smart ID, mobiil-ID, et sellisel juhul eeldatakse, et see, kes selle kes siis, et ta on ikkagi see inimene kes selle mobiil-ID taga, kes selle omanik nagu on, jah. Et vastupidist peaks siis tõendama kohtumenetluses kõik, mis vaidluse puhul siis ikkagi see võime öelda siis see ohver et või see inimene, kes on siis see pettuse ohvriks väidetavalt langenud, kui natuke tulla selle küsimuse teise poole juurde nüüd, et kui inimene on küll sõlmib vabatahtlikult lepingu, aga tal on mingid valed ootused näiteks mingi investeerimise suhtes, et siis võib ilmselt öelda, et siin on ikkagi inimese enda risk võib-olla olnud see, et ta siis lootis võib-olla kiirelt ja palju raha teenida, aga ütleme, et ootused võib-olla ei realiseerunud, et eks see on ka muidugi eeldusel, et oli nagu õigesti informeeritud nendest kõikidest riskidest ja asjadest et mis selle ohtudest, mis selle kaasneda võivad et see ei pruugi kõik niimoodi täituda, et aga jah, ütleme, need on natuke erinevad olukorrad ilmselt, et ühel puhul on ikkagi inimene tahet avaldanud, kuigi võib-olla mingites ebaõigetes ootustes, ütleme, aga teisel puhul on küsimus selles, et kas siis inimene üldse on seda tahet avaldanud, ütleme. Ja kui ei ole tahet avaldanud, siis ikkagi lepingut ei ole. Saab niimoodi kokku võtta. Ütleme, meil Riigikohus ei ole väga viimast sõna võib-olla öelnud selles asjas, et on üks lahend tegelikult vist praegu tehtud tsiviilasjades vähemalt selle konkreetse telefonipettuse kohta, aga ütleme, praegune kohtupraktika pigem tundub sinna poole minevat jah, et sellisel juhul seda lepingut ei ole, ütleme, aga see tõendamiskoormis on ikkagi sellel petetud inimesel, et tema peaks ikkagi kohtumenetluses suutma siis ära näidata selle pettuse asjaolud, ja kohtumenetluses ennast on võistlev, ütleme, et keegi tema eest otseselt need tõendid koguma ei hakka, ütleme, et peab ise neid siis nagu endale varuma. Numbrid on ju tegelikult päris hirmutavad, 29 miljonit oli eelmisel aastal väidetavalt siis inimestelt raha välja petetud ja 11,5 miljonit petukõnet on minule kättesaadav statistika. Aga räägime siis sellest, kuidas pangad nende asjadega tegelevad, selles mõttes, et see ei ole ju eelmisel aastal ilmunud probleem, vaid see on tegelikult ju pikka aega olnud, aga võib-olla ta on siis niimoodi eskaleerunud viimastel aastatel. Jah, tere ka kuulajatele minu poolt. Tõepoolest, üks asi on nüüd riiklik statistika või politsei statistika, et 29 miljonit kahju, 3700 kannatanut, aga ma juhiksin võib-olla kuulajate tähelepanu sellele, et see on registreeritud statistika. Meil on siiski ka teatud osa siis pettuse läbi kannatada saanud inimesi, kes ei ole politseisse pöördunud. Nad kas siis ei usu raha tagasisaamise võimalikkusesse või nad ei usu sellesse, et kriminaalmenetluse kaudu on võimalik kurjategijateni jõuda, ehk ühesõnaga ei näe selle perspektiivi ega mõtet. Ja on ka inimesi, kellel on siiralt häbi lihtsalt, et nad on pettusohvriks langenud. Ma tean ise päris mitut inimest, kes on langenud näiteks investeerimispettusohvriks ja nad on ka öelnud, nad julgi isegi oma abikaasal rääkida. Sest nad häbenevad seda. Ja politseisse ka ei ole läinud. Ja see on iseenesest kurn ja lihtsalt ma arvan, et tegelikult numbrid on palju suuremad. Seda kindlasti ja väga palju suuremad on ju ka need numbrid, mis puhul see pettus ei õnnestunud.
Jah, noh, tulles nüüd pankade juurde, siis tegelikult tõesti ega pangad ei hakanud pettuse tõkestamisega tegelema paar aastat tagasi, siis kui see helistamispettuste laine peale tuli, et tegelikult pankadel on olnud pettuse tõkestamise üksused juba väga kaua aega ja Swedbankal ikkagi juba pikki aastaid. Trendid läbi aegade on muutunud, praegu väga selgelt me näeme just seda nii-öelda helistamispettuste lainet. Kahjude osas võime öelda seda, et kõige suuremad kahjud tekivad tavaliselt investeerimispettustest ja siis ja samuti on väga suured kahjud, mis on tekitatud ettevõtetele. Et seda siis kas läbi arvepettuste või siis nii-öelda õnnestub kurjategijatel ära rääkida siis mõni raamatupidaja, kes tegelikult osutab raamatupidamisteenust mitmetele ettevõtetele läbi siis selle raamatupidaja kasutajatunnustada tegelikult ka ettevõtete kontot tühjendada, et seal on, siis on kahjud märkimisväärsemad kindlasti. Aga ma arvan, inimlikust aspektist tegelikult ei ole vahet, suur see kahju on, kui tavainimesel on 50 eurot kontol, see on kõik, mis tal on kuu lõpuni, mille eest ta peab sööma ja tasuma oma arved ja transpordikulud ja kui see ära kaob, siis on ka tema jaoks on see ikka väga suur traagika tegelikult, et selles mõttes vahet ei ole. Pettuse ohvrite, need lood on kõik tegelikult traagilised. Aga pangad, tõepoolest, meil on erinevaid võimalusi, üks on see, et pankadel on olemas oma monitooringusüsteemid, kõikidel Eesti pankadel tiimid, kes sellega tegelevad. Nad on väga hästi kursis peeturite siis moodi operandiga, kuidas nad toimetavad ja sellele siis vastavalt siis üritatakse siis oma süsteeme häälestada. Ja samuti siis ennetuse poole pealt pigem siis vaadatakse üle oma tooteid ja teenuseid ja nende disaini. Ja siin on alati nüüd see küsimus, et kiirus, mugavus, eks ole, versus turvalisus. Need on kaalu erinevatel vaekaussidel. Ja siin ongi oluline leida see balanss turvalisuse ja kasutusmugavuse kiiruse vahel. Ja lisaks muidugi võib-olla veel üks asjaolu, et pangad on hästi reguleeritud valdkond. Selles mõttes pankade tööd reguleerib umbes 40-60 000 lehekülge regulatsioone ja mitte ühega vastu eksida ei tohi. Et selles mõttes iga meie samm on tegelikult reguleeritud seadusega, sealhulgas kaitstud on pangasaladus, maksete liikumisel on ette nähtud oma kiirus, oma reeglid, siis Euroopa Liidu värske välkmaksete regulatsioon ütleb, et maksed peavad olema tehtud hiljemalt 10 sekundiga. Praktikas see tähendab seda, et euromaksed liiguvad üle Euroopa Liidu paari sekundiga. Ja nüüd see paar sekundit on see, mille jooksul siis pangad peavad suutma kindlaks teha, et kas kontol neid tehinguid teeb see inimene, kes ta väidab end olevat, kas ta teeb seda siis oma teadmise ja soovi järgi või on ta kellegi poolt kontrollitud, eks ole. Kas tegemist võib olla sanktsiooni rikkumisega, terrorismi rahastamisega ja vastavalt sellele siis reageerida, nii et ütleme niimoodi, et väljakutsed on piisavalt, aga sellele vaatamata pankadel täna õnnestub ikkagi ära hoida üle poole pettuse kahjudest, see sõltub mõni kuu, meie pangale mõni kuu õnnestunud ära hoida isegi üle 80% kahjudest, aga teine kuu jälle piisab paaris kaasusest, kus on suur kahju ja siis see number, lihtsalt need proportsioonid muutuvad. Aga valdavalt ikkagi ka Swedbank täna 2/3 kahjudest hoiab ära. Nii et seega need tiimid töötavad maksimaalselt, nii palju kui see täna võimalik on. Aga võib-olla siis paar sõna, eks me peame siin ka inimestele ju sellist praktilist nõu andma, et mida siis inimene teha saab, kui ta juba on sellise pettuse ohvriks langenud või siis kuidas ta saaks ka ennetada oma tegevust. Et võib-olla hakkame, ja Raul sinust pihta selles mõttes, et kui mina oma konto avan, siis ma saan ju anda seal mingisuguseid suunised pangale, et kuidas ma käitun või kuidas ma tahaksin, et ma käitun. Mis need kõige tavalisemad võimalused siis või kõige kergemad võimalused inimesel endal on ise ennast kaitsta? Võib-olla lubate, ma natukene alustan hästi paar sammu kaugemalt. Mis üsna levinud arvamus ühiskonnas on see, et pettuse tõkestamine, et seal on nagu osapooled on pangad ja politsei, ja loomulikult inimene ise on kõige olulisem faktor, tegelikult see kett pettuste toimepanemise osas on natuke pikem. Et kurjategijad täna, mida me väga selgelt näeme, vähemalt Swedbanka puhul on see, et kurjategijad, kui varem tehti sellist nii-öelda kalastamiskõnesid, helistati suvalistel numbritel,
öeldi, et me helistame teile Swedbankast, SEB pangast, noh, suurem tõenäosus, eks ole, et satud õige panga kliendi otsa, sest meil on lihtsalt suur klientide arv. Siis täna me näeme ka seda, et tegelikult otsitakse pigem juba sellist ohvrit, kellel on seos ettevõtlusega. Tegelikult ollakse tehtud on juba tegelikult kurjategijate poolt väga hea eeltöö. Nad teavad täpselt, kellele nad helistavad, mis ettevõtted on, mis on nende majandusseis, nad on läbi töötanud sotsiaalmeediakontod, kogutud on infot tarkveebist, ehk seal on eraldi siis nendes kuritegelikes ühenduses, kes need petukõnesid teevad, on eraldi inimesed, kes tegelikult panevad nii-öelda need nimekirjad kokku ja eelandmed siis, mis siis antakse nendele inimestele, kes need kõnesid tegema hakkavad, nii et seega siin on esimene küsimus on üldse juurdepääs Eesti andmetele, andmekogudele. Täna me oleme avatud digiühiskond, et seda nad kasutavad ka ära. Muidugi see, mida inimesed ise sotsiaalmeedias postitavad, seda kasutatakse väga aktiivselt ära ja nii edasi. Teine asi on siis nii-öelda see kalastamine, eks ole, kus siis saadetakse võimalikult palju igasuguse petukirju, SMS petulinkidega, luuakse siis võlts investeerimiskeskkondasid, kuhu kutsutakse inimesi investeerima, seda informatsiooni levitatakse sotsiaalmeediaplatvormide kaudu hästi palju ja ka veebiserverites on need, kus siis, eks ole, need igas petulehed ja need kalastuslehed üleval on, mis tegelikult näevad välja täpselt samasugused nagu panga originaalleht. Lihtsalt see aadressi riba ei ole swedbank.ee või SEB.ee, vaid on seal on natuke teistsugune riba seal üleval, aga nad näevad üks-ühele välja. Ja nüüd neid mõjutavad siis igasugused veebiplatvormid, sotsiaalmeediaplatvormid, nagu ma enne ütlesin, ja kolmas aste on inimesega ühenduse võtmine, ehk siis juba need tehnilised kõne tegemine. Aga siin ma tahan ka välja öelda, et kui me nüüd jõuame ennetuse juurde, siis on hästi oluline, et me igas selles lülis tegelikult tõkestame neid pettureid. Ehk meil on võimalused tehniliselt tõkestada, meil on võimalus tõkestada läbi selle, et inimesed muutama ühiskond ja meie inimesed targemaks. See on kõige olulisem lüli. Ja siis jõuda ka makseteni. Et telkode puhul eelmine aasta kõik telkod kokku ennetasid tegelikult 35 miljonit petukõnet. Me võime kujutada ette, kui need 35 miljonit kõnet oleks läbi läinud, kuidas see oleks siis mõjutanud meie turvatunnet ja kahjusid. Ja teine asi ka koos pankadega, RIA telkodega tõkestasime tegelikult juurdepääse tuhandetele petulehtedele. Põhimõtteliselt telkod lihtsalt blokeerivad juurdepääsud. Et kui sinna lingile klikad, siis ei pääse sinna ligi. Et juba need tehnilised ennetusmeetmed aitavad päris palju ja telkod praegu töötavad vähemalt 3 suuremat telkot väga aktiivselt ka selleks, et järgmisi siis samme tõkestada, näiteks petu, SMS ja nii edasi. Ja siis me jõuame inimese teadlikkus. Täna me näeme väga selgelt, et me ei jõua kõigi inimesteni. Meil on inimesi, kes ikkagi satuvad pettusohvriks ja see number on suur, mis näitab seda, et me saame olla oma ennetusmeetmetes veel paremad ja siis me jõuame makseteni, nüüd pangani. Ja panga puhul on siis see, et mida siis ka iga inimene ise ära saab teha, lisaks siis enda teadlikkuse tõstmise pettustest, on see, et panga tegelikult nüüd see on pangalt erinev, kõik ei paku samasuguseid võimalusi, aga ma võin lihtsalt enda Swedbanka nimel rääkida, sest et ma olen meie pangaga toodeta natuke rohkem kursis. Aga näiteks on võimalus välkmaksed välja lülitada. Et need maksed ei toimu sekundite jooksul, lihtsalt üks linnuke slaider tuleb liigutada ära sealt ja siis need maksed ei lähe enam niimoodi sekunditega, sellega saab ennast kaitsta. Teine asi on igal inimesel või igal kliendil on ennast võimalik kaitsta sellega, et vaadata üle oma makselimiidid. Nii kaartidel, sest kaardiandmed on need, mida kalastatakse sealt nende veebilehtede kaudu, on ju, ja kui need andmed kätte saadakse, antakse kaart tühjaks, aga kui näiteks saab kinni keerata internetis, siis välismaksed. Kui sa parasjagu ei osta välismaast netist midagi, siis miks see peaks lahti olema? Me ei pea. Hästi lihtne näpuliigutus, plõks välja lülitada lihtsalt. Ja isegi kui kaardiandmed on lekkinud, siis need lihtsalt ei toimi, kui need välja lülitatud. Need kurjategid ei saa raha ära varastada. Siis enda makselimiidid, osad inimesed vahest on lihtsalt teinud mingisuguse suure makse, seetõttu on limiidid kõrged ja ongi jätnud kõrgeks. Aga need on võimalik allapoole tuua ja siis on näiteks ka Swedbankis see võimalus, et limiitide suurendamine on võimalik näiteks ainult kas pangakontoris. Selline kaitse on võimalik peale panna. Et kui keegi on veendunud, et võib-olla ei usalda ise ennast,
või kellegil on sugulased, vanavanemad, keegi, kes võib-olla ei tee väga suuri makseid, siis on näiteks mõistlik võib-olla kaaluda sellise võimaluse pealepanemist, nii et need on need nii-öelda need tehnilised lahendused, pluss siis täiendavalt siis tuleb juba see, et kui meil on kahtlus, et näeme, et kliendi kontol need tehingud lähevad tavamustrist välja, siis meie fraud tiim üldiselt näeb seda ja siis me reageerime. Aga see on sekundite küsimus. Ja olen minagi saanud pangast sõnumeid selle kohta, kuidas, et kas teie olete selle välismaal krediitkaardiga just maksnud. Ja siis sa kinnitad, et jah, olin mina küll. Jah, meie süsteemi monitoorivad tegelikult neid kaardimakseid ka, jah. Nii et üsna sageli tegelikult me märkame sellist ikkagi mustrit, kui meil on kahtlus, et kaardiandmed on lekkinud ja keegi on hakanud seda kaarti ebaseaduslikult kasutama, need andmeid sealt või vahendeid ära kandma, nii et jah. Ma usun, need süsteemid on pankade päris head täna. Aga ikkagi, see ei välista seda, et kurjategelikult õnnestub ka midagi ära varastada, jah, kõigi inimestelt. Seda kindlasti. Ja teadlikkuse tõstmisega me siin parasjagu ka praegu tegeleme. Aga Indrek, sinu siis sellised esmased soovitused, üks asi on ennetamine, loomulikult tõesti see, et ma ei tea, kui sulle helistatakse, siis ütle, et ma helistan tagasi, helistan tagasi ametlikul numbril, mitte sellel, mille pealt sulle helistati, eks ole, meil siin äsja olid ju kohtudki veetud sellesse petuskeemi, kus siis helistati väidetavalt siis kohtust ja taheti inimesele dokumente kätte toimetada DHL-i kulleriga. Ja siis meie soovitus oli ka see, et meil on kohtuinfotelefon, võta helista sinna, võta endale just nimelt see hetk aega, järele mõelda, et kas see pakkumine on ikkagi nii roosiline ja ilus, eks ole. Aga kui nüüd ikkagi on juhtunud, et inimene ei ole pannud tähele ja selle Smart ID, selle koodi ikkagi pannud sinna sisse ja selgub, et tema nimel on laenuleping sõlmitud ja tuleb inkassofirma kiri kõigepealt koju ja siis võib-olla ka kohtuagi. Mis siis saab? Ütleme, inimene, kui ta ütleme, et ükskord jõuab arusaamisele, et teda on petetud, et on see siis varem või hiljem, jah, ütleme, et võib-olla ta saab sellest ka juba mõned päevad hiljem aru järgi mõeldes, aga ütleme, et siis ikkagi ilmselt esimene asi oleks teavitada siis seda teist tehingu poolt või seda laenuandjat, kelle käest on võetud siis tema nimel laenu või mõnda siis seda internetipoodi, kust on siis midagi ostetud tema selle inimese nimel, ja kindlasti tuleks ka pöörduda nüüd siis ka politsei poole ja teha selle nii-öelda pettuse või kelmuse kohta siis ikkagi avaldus politseile, et see on praktika küll näitab, need asjad, mis minu laua pealt on nagu läbi käinud, et üldjuhul politsei ei tuvasta nüüd, ütleme seda petetud või petturi isikut nii-öelda, kes seal taga seal on ikkagi lõppkokkuvõttes. Ja need kriminaalmenetlused lõppevad, ütleme siis nagu lõpetatakse tavaliselt seetõttu, et kuritegu toimepanud isikut ei õnnestu tuvastada. Aga siiski politsei viib läbi teatud uurimistoimingud, ilmselt ka seda inimese näiteks arvutit vaatleb seal, vaatab, mis programmid sinna on laaditud. Ja ma ei tea, ütleme, see on üks politsei spetsiifika, mida ma ütleme, detailidena ei teagi, aga ütleme, sealt vähemalt on siis ka võimalik, tekivad mingid tõendid selle hilisema kohtumenetluse jaoks, ütleme, sest ütleme, tsiviilkohtusse või eraõigusliku vaidluse kontekstis jõuab see asi ju tavaliselt ikkagi niimoodi, et see ongi siis laenuandja või pank või inkasso esitab hagi inimese vastu ja siis inimene peab või siis pettuse ohver nii-öelda on ennast siis seal kohtus siis kuidagi kaitsma ja siis tal on ilmselt ikkagi vajalik ka mingisugused tõendid selleks, et näidata, et see pettus tõepoolest toime on pandud, sest kui ta
noh, ütleme, juba on nagu see asi kohtus ja noh, ütleme, et seal lihtsalt väita, et oli pettus, noh, ütleme, et lihtsalt ainult sellest nii-öelda jutust ilmselt on kohtu jaoks vähe, et ilmselt on ikkagi vaja näidata mingisuguseid tõendeid ka ja noh, ütleme, kõige paremad tõendite kogumise viisid ongi siiski mingid politseimenetlused, et noh, et sealt saab neid tõendeid siis hiljem kohus ka välja nõuda vajadusel. Sest inimesele endal neid tõendeid koguda on küllaltki keeruline, ütleme, et tegelikult, et arvestades kõiki nii-öelda regulatsioone. Aga siis kindlasti reageerida? Jah, kindlasti tasuks jääda nagu passiivseks, et noh, nagu siin jutt oli, et mõne võib-olla häbeneb seda ja et ei julge üldse sellest rääkida ja loodab, et läheb kuidagi mööda see asi, et aga jah, üldiselt nagu vist ei lähe mööda see asi tavaliselt, et ja noh, kindlasti tasuks ka nagu võib-olla kiirustada hakata neid laenus ise nagu tagasi maksma, et noh, et ikkagi kui inimene tunneb ikkagi kindlalt, et et on need sammud enda poolt astunud, teavitanud nii-öelda lepingu teist poolt ja ka politseid sellest pettusest ja ise veendunud, et see niimoodi tõesti oli, et siis ega need võib olla olukord see, et ta ei pea üldse midagi nagu tagasi maksma, et nagu siin meediast on läbi jooksnud, et vahest siin krediidiandjad pakuvad siin võimalust, et maksa ainult põhivõlg ära näiteks, et muudest asjadest saad nagu lahti siis on ju, et eks inimene peab siis muidugi isegi kaaluma, et kas sõltub, kui suur see põhivõlg võib-olla on, et võib-olla õigusrahu huvides ja et saada nagu kiiremini omale unerahu nii-öelda tagasi, et siis võib-olla on tuleks kaaluda, et kas siis vaielda lõpuni selle asjaga või siis minna mingile sellisele kokkuleppele krediidiandjaga, või tehingu teise poolega siis, jah. No kohtumenetlustele pahatihti täiesti ebaõiglaselt minu arvates heidetakse ette seda, et see on kallis ja pikk. Et kindlasti tekib siin küsimus, et kas inimene peaks endale advokaadi võtma sellise vaidluse lahendamisel või piisab sellest, et ta ikkagi tuleb ja ise räägib ära, mis juhtus? Esialgu ma arvan, et piisab sellest, et kui ta tuleb ka ise ja räägib selle asja ära, et ega kohtul on võimalik, kui kohtul tundub, et ta siiski jääb nagu, ütleme, võib-olla tema õigusalased teadmised ei ole piisavad, ütleme, selle kohtumenetluse jaoks, et saab ju ka riigi õigusabi kohus määrata poolele ja selgitada seda võimalust ühesõnaga siis riigi kulul siis advokaat esindaja määrata. Kindlasti tasuks ka kaaluda muidugi ka, ütleme, ise mingi asjatundliku õigusnõustaja poole pöördumist, ütleme. Et aga miks see on, ütleme, kallis, seda ei saa nüüd öelda, et see nii ei ole. Ja aga kohtumenetlused ei ole ülemäära pikad, ütleme, et ilmselt nende tõendite kogumisega võib seal aega minna, aga ma arvan, et see, kui me räägime tsiviilkohtumenetlused, see lahend tuleb ikkagi mõistliku aja jooksul. Raul, oskad sa ennustada, kuhu see asi on suundumas? Et mis on siis see järgmine trend, ütleme, pettustel, et kui nüüd inimesed saavad jälle targemaks ja ettevaatlikumaks, ei sõlmi nii uisapäisa mingisuguseid investeerimislepinguid ja ei vajuta iga kord jah kõikidele linkidele, mis neile telefoni saadetakse. Vaatame võib-olla, siin on kaks vaadet, üks on siis globaalne vaade ja teine on Eesti vaade, võib-olla ma alustan globaalsest. Praegu erinevatel andmetel tegelikult sellisest küberkuritegevusest maailma majandusele tekitatav kahju ulatub iga aasta tegelikult triljonitesse. Väidetakse, et tegemist on maailma suuruselt 3. majandusega USA ja Hiina järel. Kuritegelikud ühendused, kes varem tegeles ikka selliste traditsiooniliste kuritegudega, narkoäri ja prostitutsiooni vahendamine, salakaubavedu, relvakaubandus, kõik muud sellised asjad, on enda jaoks väga selgelt praegu avastanud pettused. Mis kurjategijad motiveerib, kurjategija on homo economicus, teda motiveerib ikkagi majanduslik kasu
ja selle majandusliku kasu teenimise valguses, siis ta hindab tegelikult seda, et milline on siis tema selle kuriteo õnnestumise, no antud juhul siis pettuse õnnestumise tõenäosus ja vahelejäämisrisk. 2 asja. Et ma näen seda, et AI ja deepfake'i arenguga maailmas see olukord läheb kõvasti hullemaks. Mul ei ole kahjuks siin häid uudiseid. Ma arvan, see pandeemia läheb ka kordades hullemaks. Ja just sellepärast, et kui me mõtleme ka seda, kuidas ta on Eestis arenendaks, alguses olid sellised valdavalt venekeelsed kõned, on ju. Nüüd on nad värvanud endale siis sinna helistamiskeskusse tööle eestlased, kes toovad selle kohaliku konteksti, mis tähendab seda, et teavad, eks ole, et mis ettevõte pakub siis mingid elektriarvestid, vahetab, nad teavad tervisekassasid, nad teavad, mis asi on ravikindlustuse jääk, nad teavad, mis siit just praegu välja tuli, seda ka, eks ole, et kuidas käib kohtumenetluses dokumentide edastamine võimalik, ka nende kohtumenetluste kohta on ka mingi info avalikest andmebaasides kätte saada, nad teavad, kellele nad helistavad. Et selle konteksti lisandumine koos eesti keelega on juba viinud selle asja sammu edasi. Järgmine samm on see, et näiteks ma tegin eelmine nädal just esinesin ka Riigikogu ees selle sama pettuse teemaga ja tõin ühe näite. Näiteks investeerimispettuses on ära kasutatud täna juba Eesti presidenti. On olemas täitsa video, see on netist leitav, kus Eesti president oma näo ja häälega inglise keeles kutsub inimesi investeerima siis teatud lehele. Varsti juba lähitulevikus on võimalik neid kõnesi teha niimoodi, et näiteks Raul Vahtra või keegi politsei peadirektor Egert Belitšev helistab oma näo ja häälega inimestele vajadusel videokõne. Et samuti on võimalik, mis on vahepeal siin levinud, eks ole, et näiteks kellegi lähedase nii-öelda hädakõned, et ema või vanaema, ma sattusin mingisse õnnetusse hätta, eks ole, nüüd on vaja ruttu raha, et aidata. Kui inimene on postitanud endast sotsiaalmeediasse video oma hääle ja näoga, siis tegelikult juba täna on võimalik selle peale teha videokõne, aga et seda teha laivis, nii-öelda, et keegi räägib seal taga võib-olla hoopis inglise keeles ja süsteem automaatselt tõlgib ja paneb teise inimese näo ja hääle juurde. See tehnoloogia on ka kohe massidesse, ma usun, tulemas. Ehk siis meil saab kõigil olema üliraske tulevikus vahet teha, mis on päris ja mis on pettus. Päriselt saab olema väga-väga keeruline. Nüüd, mis me selle vasta teha saame, kui me võtame ka Eesti konteksti, siis on 30 aastat kuritegude tõkestamisega tegelenud, kurjategijatega teise peal laudu väga palju istunud ja neid vangi pannud omal ajal. Aga mis ma olen aru saanud on see, et seesama, mis ma ütlesin, nende motivatsioon ja see, kuidas on siis see suhe kuriteo õnnestumise saadava tulu ning siis vahelejäämisriski vahel on ju. Me peame ühiskonnana vähendama paralleelselt kuriteo õnnestumise tõenäosust ja tegema selle mitte õnnestumise tema jaoks selle tõenäosuse suuremaks, kui on teistes riikides. Ehk siis Eestis on tüütu pettuse läbi viia, sest et tehnoloogiliselt telkod tõkestavad, pangad tõkestavad, inimesed on teadlikud, viskavad toru hargile, ei klikka igasuguste linkidel, on ju. Et seega tõenäosus kuskil teises riigis õnnestuda on palju suurem. Sellega sa suunad tegelikult oma riigi pealt selle nii-öelda fookus ära ja samal ajal suurendad vahelejäämisriski, ehk siis politsei koostöö, rahvusvaheline koostöö teiste riikide politseorganitega, kus kohas need kuritegelikud ühendused tegutsevad, mis viivad ka arreteerimisteni, kriminaaltulu konfiskeerimiseni. See on see, kui need 2 asja koos käivad, siis see on see, mis töötab. Et selle nimel me peame pingutama kõik ühiskonnana, absoluutselt kõik 1,3 miljonit inimest ja kõik ettevõtted ja samamoodi ka need siis, kes saavad seda tehniliselt seda siis tõkestada. See tähendab ju ka siis seda, et sa enne mainisid just seda häbi, eks ole, et me tegelikult ühiskonnana ei süüdista neid inimesi rumaluses ja ei naera nende üle, vaid et pigem pakume neile abikäe ja proovime leida mingisuguse lahenduse.
Võib-olla, Indrek, räägime natuke ettevõtetest ka, seda on vähem võib-olla ka meedias käsitletud, aga ettevõtted on ju samamoodi sattunud ohvriks, kas siis tõesti läbi selle, et tema mingisugune teenusepakkuja liiga kiiresti reageerib või liiga kergeusklikult reageerib mingisugusele soovile raha üle kanda. Või siis ka ettevõtja enda töötajad, eks ole, et mis seal aitab, et kas kuidagi neid protsesse ettevõtte sees keerulisemaks teha või selles mõttes, et kui me räägime jälle sellest tehingu tegemisest ja lepingu sõlmimisest ja tahteavaldusest, siis kui inimene, tõesti füüsiline isik siis, või inimene ise tegutseb oma pea ja 2 käega, eks ole, siis ettevõttes tavaliselt on ju mitu inimest ikkagi need, kes võivad neid lepinguid sõlmida, tavaliselt on need ju ka töötajad just nimelt. Et mis on seal ka mingisugust rohtu? No paljus sa vastasid muidugi küsimusele või ise siin ära ka, et eks need asjad ongi ilmselt need, millega tuleb ettevõttes tegeleda, et ilmselt need sisemised protsessid tuleks võib-olla siis ära reguleerida täpsemalt, nii või täpselt, kui see konkreetses ettevõttes võimalik on, kindlasti selline küberhügieen üldine, et eks see on ju ka kohtutes käib see nii-öelda digipädevuse tõstmine kogu aeg, sest ütleme, et ega ju need kurikaelad ju leiutavad uusi asju välja nii-öelda ja et selles mõttes, et ega tuleb kogu aeg nagu seda ennast ka selles mõttes harida ja hoida asjadega kursis rohkem, et millised need pettusskeemid võivad olla. Näiteks ütleme, inimene on see nõrk lüli ilmselt selles ahelasse, et tuleks ettevõtetel ilmselt panustada sellesse töötajate teadlikkuse tõstmisesse ka. Raul, sul on ka kindlasti mõned kogemused ja mul on täitsa praktilised soovitused. Vaadates, kuidas kurjategijad toimetavad, siis esimene asi on see, meie pank pakub näiteks ka seda võimalust, et ettevõtja saab ise määrata näiteks ka need IP-aadressid, kus kohas tehinguid ja makseid teha saab. Et näiteks kui keegi logib sinna kuskil internetipanka Ukrainas sisse või kuskil, kus ei peaks mingist riigis, siis näiteks ei ole võimalik tehinguid teha. Teiseks on võimalik siis igal kliendi või ettevõttest kliendil siis määrata endale ka maksetele 4 silma printsiipi ja see nüüd on see asi, mida ma väga soovitan. Mingist summast alates võib-olla ei pea raamatupidaja või ettevõtte keegi juhtidest üksi finantsjuht või kes iganes, eks ole, need ülekandeid teeb, üksi saama selliseid ülekandeid teha. Et rakendada niisugust 4 silma printsiipi ja ka siis pangas, internetipangas peab keegi teine seda kinnitama. See isegi kui seda pangas ei tee, siis ettevõtte sees oleks ikkagi, mina soovitaks sellised oma protseduurid paika panna ja sellega juhtida maha just see risk, näiteks arvepettused mingisugused, ongi see, et keegi on nii-öelda raamatupidaja näiteks, eks ole, on kurjategijad, on ta nii-öelda pehmeks rääkinud, eks ole, eksimusse viinud, on hakanud neid tehingud tegema. Samuti veel üks mugavus versus kiirus asi. Osad siis ettevõtjad, näiteks nad eelistavad omada siis sama kasutajatunnust oma mitme ettevõtte puhul, näiteks internetipanka logimisel. Hästi mugav, paned ühe tunnuse, näed kõiki oma ettevõtteid, eks, et tegelikult tasuks täitsa kaaluda seda, et võib-olla pannagi erinevad siis kasutajatunnused ja vaadata ikkagi need põhimõtted ka üle ja rääkida näiteks ka raamatupidajaga üle, eks ole, et kuidas see, mida ta kontrollib ja näiteks kui on uued vastaspooled arvepettuste puhul, siis võiks olla näiteks see protsess, et kuidagi verifitseerida üle, et kui keegi ütleb, saadab e-kirja või midagi, ütleb, et tere, et annan teada, et meil on nüüd uus pangakonto, eks ole, keegi vana klient nii-öelda, siis võiks olla mingi protsess näiteks sees, et helistatakse selle kliendi ametlikul teadaoleval telefonil üle ja ikkagi küsitakse sealt, et kas nagu päriselt teie saatsite selle teavituse, on see ikka nüüd kindel, et teil on see uus pangakonto ja nii edasi, mitte hakata kohe makseid sooritama.
Ehk siis selliseid meetmeid ettevõtted saavad kasutusele võtta nii organisatsiooni siseselt, kuigi ka tegelikult pankade, internetipankades ja maksesüsteemides. Neid riske on võimalik maha juhtida. Jah, eks need kooskõlastusringid ettevõtte sees võib-olla on tüütu, aga lõppkokkuvõttes tasub ära, eks ole. Nii, aga hakkame tasakesi kokku tõmbama, et kuidas me siis lähme siit edasi või mis me saame ise teha selleks, et see 29 miljonit järgmisel aastal oleks, ma nii optimistlik ei oleks, et see päris null on, aga et see oleks märkimisväärselt väiksem. Mina käisin eelmisel nädalal, rääkisin Viljandis Väärikate ülikoolis 220 väärikale pensionärile, kuidas pettustest hoiduda. Mina olen oma panuse sellel kuul teinud. Indrek, sina oled olnud päris mitmes meediakanalis siin, andnud intervjuusid, kohtulahendites lahti selgitanud, et mis on see, mida siis üldse kohtud võiksid sinu arvates ka rohkem teha? No, kohtutesse jõuavad need asjad tavaliselt juba siis, kui asjad on väga halvad nii-öelda, et kohus ilmselt peaks üritama võimalikult võrdset menetlust seal tagada ja inimesel tema õiguslik olukorda kõigepealt selgitada või ütleme sellele, on ta siis inimene, ettevõtja ja kõik füüsiline isik. Et siis inimene saab ise otsustada, mis ta siis sellises olukorras teeb, kus ta on see lepingu pettusedel või keegi teine on tema nimel see lepingu pettusedel sõlminud, ta politsei poole ei ole pöördunud, ja tal mingid väga tõendid esitada ei ole selle kohta, et see pettus toime pandud on, et näiteks siis on keeruline olukord, ütleme, et kohtul on see raske ilmselt tagantjärele kõike heaks teha. Mis inimene ise võiks ka, ütleme, siis mõelda, et kui ta seal telefoni teel küsitakse PIN 1 ja PIN 2, et kas neid on, neid ei tasuks anda, ütleme ilmselt, et see on ka selline, sest ükski pank ega mingi usaldusväärne riigiasutuse, krediidiasutus seda ju ei tee, et üks inimese keelt näiteks PIN koode paluks viia mingi sularaha kuskile panga või pakiautomaati, pangakaart kuhugi pakiautomaati, nagu need sellised skeemid siin on, et ilmselt peaks kuskil mingisugune inimesel endal ka lööma mingi punane tuluke põlema, et see võib-olla ei ole päris õige, ütleme, et mis siin toimub, et ikkagi üldjuhul ju, ja tuleks ka võib-olla võtta ka mingi aeg maha mõelda, et kas mõelda see pakkumine läbi, mis tundub väga hea, ja siis võtta pangaga ise ühendust näiteks läbi ametlike infokanalite, et kõik need asjad, millest me siin täna juba ka rääkinud oleme, et olla ise valvas? Ise tuleb ka valvas olla, aga tundub, et ütleme, see kurjategijate tase on läinud nii heaks juba, et võib-olla sellest ainult ei piisa, et eks peab olema ka ilmselt mingisugune ennetus ja tõesti võib-olla vaadata ka oma selles panga, internetipangas üle need makselimiidid ja üldse, kas näiteks tõesti välkmakseid on alati vajalik lubada, ütleme, et mis siin on juba välja toodud, et mis sellest eelnõust, mida Rahandusministeerium kokku kirjutas, mis sealt saab kasutusele võtta või on see, ma küsin siis teistpidi, et on see midagi, mis on pankade jaoks abiliseks? Absoluutselt. See on pankadega, ütleme siis niimoodi, et see on koostöös valminud ja sinna on ka Pangaliidu kaasabil siis pangad oma sisendi andnud, et mis ongi täna siis pettuste tõkestamise üks väljakutse, nagu ma juba siin ka meie saate alguses mainisin, pangad on hästi reguleeritud valdkond. Ja seega iga lisaregulatsioon aitab meil natukene siis mingisugust ka probleemi võib-olla lahendada potentsiaalselt. Antud puhul pankade jaoks on väljakutse see, et lepingu õiguse järgi raha, mis on pangakontol, kuulub inimesele. Pank on käsundi täitja.
inimene annab käsundi, pank täidab. Keelduda ei ole võimalik, sest et see on inimese raha. Kui inimene avaldab soovi, ma tahan maksta, ma tahan sulas välja võtta, siis lepingu õiguse järgi meil ei ole õigus täna selle väljamaksest keelduda või selle makse sooritamisest. See uus seaduseelnõu annab selle võimaluse. Näiteks seada siis, ütleme niimoodi, et makse teostamine või maksekäsundi täitmine edasi lükata. Et pank saab seada selle viivituselemendi. Ehk siis võtta aja maha, et ise uurida, kas tegemist võib olla pettusega, ja võib-olla see aja võtmine aitab ka inimesel endal aru saada, et ta on pettusohver. Täpselt, täna ei ole meil ka õigust tehingust sooritamisest keelduda. Toon näite, mitmeid juhtumeid. Eelmine aasta inimene tuleb pangakontorist, ütleb, ma tahan kõik raha välja võtta. Meie töötajad saavad aru, et ta võib olla petturi nii-öelda siis poolt konksu otsas, üritab klienti mitme tunni jooksul ümber veenda. Me arvame, et te olete praegu pettuse ohvriks sattumas, ärge tehke seda, ärge võtke sula. Inimene piltlikult öeldes lööb rusikaga lauale, ütleb, ma tean oma õigusi, makske see raha mulle välja, teil ei ole õigus keelduda. Uue seaduseelnõu järgi on meil ka võib-olla õigus sellest keelduda. Ja mis on kolmas oluline element, kiirus ka kuritegude tõkestamisele. Täna ei tohi raha, ütleme, pangasaladus on kaitstud krediidiasutusseaduse paragrahv 288, eks see on ette nähtud kindlad juhtumid, mille puhul ja kellega pank tohib täna pangasaladust jagada. Rahapesu andmeprooga, rahapesu tõkestamise ja eelkuritegude, eks ole, vaates. Aga täna ei ole pangal õigus või pankadel õigus pettuse kahtlusega informatsiooni otse politseile saata. Miks see politsei jaoks oluline? Juba siin käis ka täna läbi need samad näiteks need rahakullerid. Kui pangal on informatsioon, tegelikult on see minutite küsimus, et politsei jõuaks reageerida. Muidugi üks variant on saata sinna patrull, proovida need kullerid ruttu kinni pidada, eks ole, aga tegelikult on ka see, et ka politsei peab olema võimalus alustada kiiresti jälitustegevust, sest kui me tahame päriselt organisaatoriteni jõuda, siis võib-olla kullerite kinnipidamine selle ümbrikuga ei ole kõige efektiivsem, see ei vii meid kuhugi, me saame selle kulleri kätte, aga me tahame kätte saada need, kes seda kullerit juhivad ja kes juhivad seda kullerit juhti. Ehk siis, ja selleks on vaja, et see informatsioon pettuste kohta jõuaks hästi kiiresti politseile. Nii et ma loodan siiralt, et Riigikogu menetleb seda seadust kiiresti ja need võimalused tekivad, see aitab päriselt pettus ennetada ja ka avastada. Ehk siis kõik ei ole päris kadunud. Selle optimistliku noodiga me siis ka lõpetame, aitäh. Minuga koos olid siin Indrek Parrest Tartu ringkonnakohtust ja Raul Vahtra Swedbankist. Mina olen Kai Herman Harjumaa kohtust ja te kuulasite kohtulugusid. Aitäh! Aitäh! Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.